No tervist televaataja. Alustaks elevandist toas, et eelmise video nimeks sai, et kes kurat on õnne. No, igal ühel peab õnne või täpsemalt õnne olema. Jõuan selle juurde varsti, kui oma õnnest räägin. Mitte siis mingi uudistaan mul, vaid õnnetuse vastand. Aga no, iga asi omal ajal. Alustaks tegelikult sellest, et Merilin üks päev küsis, et kus me oleme. Et nii hea oli selle ühe videokaardi pealt vaadata, et siis ta ka teab. No egas midagi. Siin me siis oleme ja viimase kuu ajaga oleme liikunud kenasti siia teise kohta. Linnulennult peaaegu 400 kilomeetrit. See teeb siis keskmiseks kiiruseks umbes pool kilomeetrit tunnis. Et sellele tohutule kiirusele mingi reaalne igaühele arusaadav võrdlusmoment anda, siis umbes nii kiiresti roomab purjus inimene. Eks sellel kiirustamisel on põhjus ka. Tegelikult oleme 3 nädalat töörežiimil olnud. Ehk siis nädala seest tööpäevadel paigal püsinud. Ühe nädala olime Rootsis Arholmas ankrus, ühe nädala Mariehamnis sadamas ja peaaegu nädala Tšekaril Karspi sadamas. Hetkel oleme Soome poole üle tulnud ja Helsingolmeni saarel, kus peaks väidetavalt olema Turu saarestiku parim saun, et eks täna õhtul selgub. Vahepeal on päris palju juhtunud või siis mitte juhtunud. Juba ei tea mitmes kord sattusime Sandhamni, mis on Stockholmi saarestiku kõige kuulsam sihtkoht. Ja juba teist aastat järjest samal ajal käib siin ka Gotland Rant, Balti mere suurim purjeregatt. Me ei käi siin mitte regati pärast, vaid Telegrafholmeni sadamas on hea puusaun. See on Rootsi kohta juba külastamist väärt. Telegrafholmeni ja Sandhamni saare vahel käib tasuta praam, mida juhivad noored hakkajad kaptenid. Neil on sõiduajal igav ja siis nad narrivad välismaalasi rootsi keeles. Keegi midagi aru ei saa. Avstigning för samtliga resenärer. Titta ner när ni går över så det inte hamnar i vattnet. Sandhamni oli meil vaja tegelikult minna mitmel põhjusel. Seal on ometi pood ja pagarikoda, kus müüakse meie patukorvi tarvis uut kraami. Seal on kuulus Norlini trepp, millel pole ühtegi trepiastet. Kuulus kivi, mille pealt tantsitakse ja kohalikud sõidukid, nii veo- kui sõiduautod. Lisaks sain teha laevapornot, nagu ma ise seda nimetan, ehk käia mööda kaid ja vahtida erinevaid laevu. Mingi hobi peab olema. Gotland Ranti laevad on valdavalt minu maitse jaoks liiga sportlikud, aga sisse viskab ka ilusaid ja vanu purjakaid. Sandhamni saarel selles majas elab ka Noora Linde. Kes ei tea, siis Noora on üks milf, kes käib saarel joomas, meeste südameid murdvas ja mõrvasid lahendamas. No, guugeldage ise või vaadake Sandhamni mõrvade sarja. Milfid milfideks, mis vahepeal veel juhtunud on, ükskord sadas ankrualal vihma. Siis läks natuke aega mööda ja enam ei sadanud. Vaat kus ime. Tegelikult on olnud ilmad väga soojad, eriti võrreldes eelmise aastaga ei taha eriti meenutadagi. Tuul on olnud soodne, see tähendab, et valdavalt vastu. Ükskord saime korralikult purjetada. See oli siis, kui see õnnemängu tuli. Siin vastu tuult purjetades me ei teadnud, kui vähe puudu ei, et õnne polekski olnud. Nimelt läks Furleks alt pusasse ja purje enam kokku ei saanud. Pool purje oli üleval. Furleksi korpuse kruvid logisesid ja rulli ots oli korpuse vahele jäänud. Õnneks sai purje lahti võtta ja siini mööda alla tuua, kokpiti ära pakkida. Aga kui purje alla sain, siis selgus, et falli ots on kohe katkemas. Kui poleks rull pusasse läinud, oleks fall varsti katki läinud ja masti sisse kukkunud. No seda rõõmu siis. Aga no õnne peab olema. Ega midagi, ma vist tean, miks see juhtus, purje vahetusega jäi fall korralikult pingutamata ja ilmselt nühkis ümber vöörstaagi, kui me pautisime. Üks halli peaga ja habemetuustiga vanamees parandas kõik korralikult ära. Mina lasin samal ajal sadamakõrtsus piigadel põlvedel istuda. Kui ma kõrtsust tagasi tulin, siis Merilin magas ilusti laevas ja sellega hakkas meil 3-nädalane töörežiim peale. Ega sellel ajal filmida ka ei viitsinud, sest mis sa ikka töötavasest inimesed filmid. Vahelduse mõttes purjetasime nädalavahetusel Rootsist Ahvenamaale. Sai isegi korralikult purjetada ja mitte päris vastu tuules. Rööthamnis saime sõpradega kokku, kes meil sadama viimast kohta hoidsid ja meid sisse aitasid.
aga selleks korraks aitab küll, muidu lähen üle 5 minuti ja siis hakkan vaatajaid kaotama. Tšau!